mõtlemise rubriigis on väga sobilik rääkida mõtlemisest. Et me mõtleme väga vähe selle peale, mida me iga päev mõtleme. Me mõtleme selle peale, mida me iga päev sööme. Haritud inimesed kindlasti eelistavad niisugust ökoloogilist, puhast, selget toitu, puhast allikavett. Kuid me ei mõtle selle peale, mida me mõtleme, et kas ka mõtted võiksid olla väga selged ja puhtad, nii nagu see toit, mida me iga päev sööme. Me teame, et psühholoogilised teooriad väidavad, et inimene muutub kuskil iga 5-7 aasta jooksul. 5-7 aasta pärast me ei ole enam need samad inimesed, kes me oleme praegu. Kui me selle protsessiga ise ei tegele, kui me lihtsalt osaleme eluvoolus, laseme ennast kaasa kanda, siis me ei osale ka enda kujundamises. Ja lõppkokkuvõttes me ei tea, missugused inimesed me oleme siis 5-7 aasta pärast. Ilmselt me ei ole ka valmis neiks kriisideks, mis iga niisugusele etapile järgneb. Psühholoogid väidavad, et iga 5-7 aasta tagant tabab inimest kriis ja see kriis tuleb kuidagi üle elada. Ja see on ilmselt ootamatu, sest me ei ole selleks valmis. Et sellepärast ma leian, et väga oluline oleks, et inimene tegeleks mõtlemisega, mõtleks, miks ta siin maailmas on, mida ta teeb siin maailmas. Douglasel on üks novell, Jumala saar, ja selle peategelane Margus, kes satub revolutsiooni aegadel, või seal küll ei ole juttu revolutsioonist, vaid lihtsalt satub rasketel orjusaegadel, päris orjusaegadel, keerulistesse situatsioonidesse, satub lõpuks vanglasse ja meeleheites ta nii-öelda näeb oma sees oma Jumalat ja ta ütleb, et ta kägistab selle Jumala ära. Ja siis Douglas, kui autor kirjutab selle koha peal, et nüüd oli ta surnud, sest ta oli oma Jumala ära tapnud. See tähendab, et kui me ei tegele oma vaimuga, siis seda vaimuga meis ei ole. See vaim on meis surnud. Ja teatud mõttes oleme me siis ka ise nagu lihtsalt kehad, mis liiguvad, mis osalevad protsessis, kuid mis ei tegele iseenda olemisega, oma vaimuga, oma meelega, oma Jumalaga. Ja sellepärast ma arvan, et võiks sellega juba täna alustada näiteks vaadatud, võiks võtta kätte mõne hea raamatu või pidada videovikutundi oma sõpradega, oma lähedastega, mõtiskleda elu üle.